tehnikas vähemalt vidinaid. Vanasti tuldi kokku metsas ja istuti puu alla maha ja räägiti. Nii, ma ütlen siis ametlikult ka tervist. Tervist. Ja tänan, et mind on siis kutsutud täna siia rääkima. Mina olen väga tänulik, et te tulite. Et mul eelmine aasta oli see ükskord see kogemus juba olemas, et me rääkisime nendel teemadel. Ja tegelikult väga hästi on mul antud ette konkreetsed teemad, millest rääkida. Et ma kordaksin need üle siis. Võib-olla ma mõne sõnaga räägin siis iseendast ka, et mis taust mul on ja nii edasi. Et minu nimi on Virko Kask ja olen pärit samast Tallinnast, Tallinnas üles kasvanud, Tallinnas koolis käinud Mustamäel ja ülikoolis käisin Tallinna ülikoolis. Sel ajal ma lõpetasin siis pedagoogika ülikooli ja õppisin siis ametlikult õpetajaks. Ma õppisin kehakultuuri sel ajal, aga ma ei ole sisuliselt suurem osa oma elust, ma ei ole ikkagi õpetajana veel töötanud. Et olen tegelenud palju väga erinevate asjadega, ettevõtlusega ja väga erinevate projektidega ja mul on olnud väga palju erinevaid hobisid. Nii et elu on olnud üsna kirju. Ja kuidagi on nüüd niimoodi läinud, et nüüd ma sain 50 täis ja kuidagi elu suunas mind siis selleni, et nüüd lõpuks ometi siis ma hakkasin õpetajana tööle. Et ma siis hetkel töötan Kiili gümnaasiumis ja ma olen tehnoloogiaõpetaja. Ma õpetan lastele tehnikat. Aga need teemad, millest me täna räägime, need on siis sellised, võib öelda, et suhteliselt filosoofilised teemad. Ja nende teemadega ma olen kokku puutunud juba, võib nüüd juba öelda, et esimene kokkupuude on juba siis üle 20 aasta tagasi, kus ma hakkasin siis vastavat kirjandust uurima. Kõik sai alguse Ajurveda ühest raamatust, mis mul juhuslikult kätte sattus, aga kuna see kõik tundus väga huvitav ja loogiline ja selgitas minu jaoks väga palju asju juba lahti, mille kohta mul olid tekkinud küsimused, siis ma hakkasin edasi uurima ja hakkasin juurde lugema. Ja niimoodi see asi on tasapisi läinud, kuni siis võib öelda, et siis viimased 10 aastat ma olen sellega nii-öelda pool, kas ta nüüd hobi on, et on võib isegi öelda elustiili korras, olen siis tegelenud nende teemadega ja ennast siis koolitanud ja harinud ja läbinud erinevaid kursusi ja suhelnud siis palju inimestega, kes nende samade teemade vastu huvi tunnevad. Ja mul on olemas ka siis õpetaja, nii-öelda vaimne õpetaja, kelle loengut ma olen väga palju kuulanud. Ja niimoodi need teadmised tulevad. Et kuskil ametlikult neid koolis praegu ei õpetata. Nii et tuleb ise natukene vaeva näha ja pingutada, et leida üles need teadmised, aga tänapäeva maailm on meil ikkagi niivõrd avatud, et see info on kõik olemas. Et kui kunagi nendest asjadest räägiti, isegi võib öelda, et need asjad olid nagu, see teadmised olid nagu teatud mõttes isegi sellised salastatud teadmised. Et isegi veel kuskil 500 aastat tagasi ei olnud need teadmised kättesaadavad detailides, ei olnud kättesaadavad siis suurtele rahvahulkadele. Et tasapisi on nad sealt välja tulnud ja inimkond on neid hinnanud. Ja niimoodi nad on jõudnud läbi aastatuhandete ikkagi tänapäeva välja. Ja lisaks ma olen veel õppinud viimasel ajal ühes Moskva instituudis
õppisin sellist valdkonda nagu sotsioonika, mis siis tegeleb isiksuse tüüpide määramisega ja inimese psüühika nii-öelda ülesehitusest arusaamisega ja väga huvitav valdkond, et ta on segu nagu segu sellisest infoteooriast, segu psühholoogiast ja segu siis sotsioloogiast. Ehk siis millised on inimeste tüüpide vahelised suhted ja millised on meie siis psüühika eripärad. Et see kõik need teemad omavahel väga hästi haakuvad ja tegelikult ma tahaksin täna siin selles väikeses kohtumises avadagi just nimelt neid selliseid aspekte, mis on tegelikult väga huvitavad ja ma julgeks kindlasti öelda praktiliselt, sest mulle meeldib alati, kui ma asjadest räägin, siis mulle meeldib alati anda ka selline see praktiline moment selle juurde, et mitte lihtsalt jääda nii-öelda teooria tasemele. Et paraku see tänapäevane siis infot täis maailm kipub olema selline, et teadmisi ja infot on väga palju. Aga sageli me lihtsalt fikseerime selle kuskile konspekti või midagi jääb meil ka meelde. Aga kui palju sellest jõuab tegelikult nagu reaalsesse ellu, et see on nagu ise küsimus. Et sellepärast alati iga teadmisega oleks mõistlik paralleelselt vaadata kes nagu seda aspekti, et kuidas seda on võimalik siis reaalselt meie elus rakendada. Et meie elu kvaliteeti tõsta. Sellepärast, et miks muidu me õpime? Me õpimegi selleks, et meil elus läheks paremini. Ja et me lõppkokkuvõttes oleksime õnnelikumad. Eks ole? Et sellepärast meil otsime neid teadmisi. Nii. Ma panen ka kui õnnestub? Aga ma loeksin siis korra ette need väga hästi püstitatud nii-öelda küsimused, millele me hakkame täna vastuseid otsima. Et teemad on väga kõrged, nii et me lendame täna väga kõrgelt. Ja ma saan aru, et te olete ennem natuke midagi siin juba puudutanud siis. Natukene. Okay. Et esimene teema, millest ma siis selles esimeses kell on kuskil üldse, umbes tean vaadata. Umbes 11:43. Nii, ja kui kaua me praegu esimeses plokis räägime? Так, meie vaheaeg toimub mis kell? Ise määrame. No da, üks logika järgi kell 1, jah? Okei. Et praegu on siis tund 15 on. Tund 15, selge. Siis ma tean umbes seda kontsentreerida seda teemat. Et ma siis esimeses pooles räägiks sellest teemast, et millest koosnevad need kookonid, mis meie hinge ümbritsevad. Ehk siis me võtame juba siin aluseks selle, et me ei olegi need kehad, vaid me oleme hinged, mida siis ümbritsevad teatud kihid. Ja hakkame need kihte lahti arutama. Ja proovime siis aru saada, et millest me siis tegelikult koosneme. See oli üks teema. Ja edasi järgmine teema oli see, et mis on minu algne vorm ja positsioon ja kes on see pearežissöör, kes mind lõi, milleks ta seda tegi ja milleks ma olen siin. Nii et väga filosoofilised ja olulised eksistentsiaalsed küsimused. Niisiis. Olete valmis? Yes. Ole hea otsima, kas on kuskil hiir ka olema. Ja ma lihtsalt seda arvutit juhtunud. Kui me hakkame rääkima siis sellest, mis meid ümbritsevad, siis jah, paraku me peame võtma üldse selliste teemade käsitlemisel aluseks selle, et kes me tegelikult oleme. Ja ma ütlesin. Ja käsitlus sellest, kes me tegelikult oleme,
kui me vaatame nii-öelda teaduslikku lähenemist, siis akadeemilist tänapäeva teaduslikku lähenemist sellele, siis teadlased usuvad siiralt ja proovivad tõestada seda, et me oleme siis nii-öelda keemiliste ainete teatud kooslus. Et teatud keemilisi aineid, ühendeid kokku pannes, kuidagi nendega siis manipuleerides ja soodsatel tingimustel tekib teadus. Ja teadlased tegelevad sellega ja püüavad seda siis tõestada, et see niimoodi on. Siiamaani neil ei ole see õnnestunud ja keegi ei oska täpselt öelda, millal see õnnestub. Nii et nad proovivad seda teha. Kui me vaatame seda inimese keha, millest see siis koostab? Et me oleme kõik nagu teatud mõttes sellised biorobotid, tänapäeval juba räägitakse sellest. Siis kui see võtta nüüd nii-öelda võimalikult väikesteks osakesteks see keha, siis me saame umbes suurusjärguks 60 keemilist ühendit. Kõige rohkem on siis süsinikku, mida siis inimkehas on kuskil 10-12 kilo keskmiselt. Suuremas koguses on veel vesinikku ja hapnikku ja ülejäänud keemilisi aineid siis, see 60 täis tuleks, on siis seal riburada juba alla kilo, mõnda seda ainult mõni milligramm. Ja kui me need keemilised ained nii-öelda paneme siis ühte hunnikusse ritta, seda keha ei ole veel valmis tehtud, et see on see materjal, millest seda keha ehitada, siis on väga lihtne aru saada tegelikult, et mitte ükski see keemiline osakene, mitte ükski see aine, tal ei ole soove, tal ei ole tahet ja tal ei ole teadvust. Mitte ükski süsiniku osakene eraldiseisvana ei tea, et ta eksisteerib, et ta on olemas. Et ta ei soovi midagi. Aga ometi, võttes nüüd kokku see keemiliste ainete hunnik ja pannes mingit moodi kokku, tekib sinna teadus. Ja see on suur küsimärk praegu teadlaste jaoks, et kuidas see võimalik on? Kuidas see teadus tekib? Ja sellepärast hetkel me kahjuks teadlaste käest ei saa neid vastuseid. Selleks, et sellest asjast üldse aru saada, tuleb ka otsida siis teistsugust kirjandust ja teistsuguseid teadmise allikaid. Ja see informatsioon siis, mida valdavalt mina täna teile räägin, et selle allikaks on siis veedalik kirjandus. Ehk siis vanad tekstid, kus on neid küsimusi väga detailselt arutatud ja põhjalikult kõik see lahti kirjutatud. Et veedad ise lühidalt veedadest, siis veedad on kirjutatud sanskriti keeles ja veeda sõna sanskriti keeles iseenesest tähendab teadmised, millest on siis tulnud tänapäevased sõnad nagu näiteks video ehk siis nägema. Kuna läbi nägemise me saame kõige rohkem teadmisi ja infot, siis on ta nagu see sõnatüvi on sellest sanskritikeelsest sõnast. Samamoodi venekeelne sõna on ju viidit, viidini. Et erinevates keeltes on palju tüvesid tulnud siis sanskritikeelset algselt. Sanskritikeelt enam tänapäeval ei räägita, aga nendes mõned üksikud kohad, aga valdavalt teda enam nagu sellisel kujul kõnekeelel enam ei ole. Aga siis nendes tarkades raamatutes on ta alles. Ja neid sanskritikeelseid tekste on säilinud tegelikult väga-väga palju. Et suurusjärk kuskil 1 miljoni värsi ringis. Osa on muidugi sellest kirjutatud ka proosas nii-öelda tavatekstina. Ja on kirjutatud palju siis selgitusi ja kommentaare nendele tekstidele. Ja maailmas on olemas siis teadaolevalt vähemalt 2-3 instituuti ülikoolide juures, kes uurivad nii-öelda teaduslikul tasemel neid tekste. Mis ajastusse need ulatuvad arvatavalt? No esimesi tekste hakati kirja panema kuskil, siis oli kuskil umbes 2-3, isegi kuni 5000, mõned raamat isegi natuke veel varem. Et need tekstid pärinevad nagu nendest ajastustest.
et no ütleme niimoodi, et jutt käib ikkagi tuhandetest aastatest. Et nad on teadaolevalt praegu nagu inimkonna kasutuses olevad kõige vanemad kirja pandud tekstid. Nii et ja mis on nagu hämmastav, on see, et see on kandunud nagu tänapäeva välja. Võib-olla see nagu enne meie aja arvamist. Ja enne kristluste aega ja kui Kristus oli siis 2000 aastat tagasi, siis võib öelda, et sama palju veel nii-öelda enne aja arvamist sellest ajastust. Aga noh, vedades iseenesest tegelikult väidetakse, et need teadmised on ajatud. See tähendab seda, et nad ei tekkinud mingi hetk, vaid on tegelikult kogu aeg olemas olnud. Kogu aeg. Nii kaua, kui see maailm on olemas olnud, on need teadmised olemas olnud. Sellepärast, et on ju olemas mingisugune nii-öelda tõde asja kohta. Ja see tõde on olnud alati olemas. Ja vot veedad nagu nii-öelda kehastavad ennast seda. Vot ja veedades siis räägitakse sellest, et kes me nagu täpsemini oleme. Ja seal tuuakse siis mängu just nimelt see siis aspekt, et selleks, et nendest keemiliste ainete siis hunnikust nii-öelda tekiks teadvus, selleks on vajalik siis hinge kohalolek. Et kui see vaimne aspekt hinge kujul saab kokku siis materiaalse maailmaga ja materiaalsete nii-öelda elementidega, siis tekib elu. Ja kui see hing lahkub sellest kehast, siis see keha kukub kokku nii nagu iga elutu objekt. Tühi kott püsti ei seise aine. Et vot niimoodi ühesõnaga toimub see elu tekke siin maailmas. Sellepärast, et inimene nii-öelda, me ütleme siin läänemaailmas, et sureb ära. No aga kui ta ei ole ju selles mõttes, et mis siis nagu muutus. See keha on ju tegelikult olemas. Aga see, mis on puudu, ongi just nimelt teadvus. Ja vot seda teadvust nimetataksegi hingeks. Sanskriti keeles on see siis atma või jiva. Ja see hing, siis, et seda nagu mõista üldse, mis see selline on, seda võibki käsitleda siis teadusena. Teadus põhimõtteliselt ütleb meile, et ma olen olemas. Mina olen. See on teadus. Teadus teadvustab seda maailma. See on teadus. Teadus tahab, ta soovib. See on kõik see elu, mis on selle materiaalse nii-öelda maailma kokkupuutes hakkab elama. Ja see teadvus ei ole ajaline. Teadus on tegelikult ajatu. Et see kontseptsioon on siis, millest me lähtume, seisnebki selles, et teadus tuleb ajutiselt nii-öelda siis erinevatesse kehadesse. Eksisteerib seal mingi aja ja siis selle keha lõppemisega see teadus liigub lihtsalt edasi. Kas ta siis läheb uude kehasse, mida nimetatakse inkarnatsiooniks, on ju. Ja selle kohta on tegelikult tänapäeval väga palju materjali. On üks Kanada psühhiaater oli tema arvust, kus ta oli, on täpselt pärast järgi vaadata, kui ma ei eksi, ta nimi oli Stevenson, aga ma pärast täpsustan, kes on uurinud, ta uuris mitmekümne aasta jooksul üle 3000 juhtumi on tal fikseeritud siis ära koos faktidega nii-öelda teadusliku materjalina siis need juhtumid, kus inimene on mäletanud oma eelmisi elusid. Ja enamus nendest juhtumitest on lastega. See 3-4 aastased lapsed, sinnamaani veel inimene mäletab seda infot. Ja kellel huvi on, võib uurida. YouTube'is on selle kohta väga palju erinevaid lugusid. Kuidas lapsed räägivad oma eelmistest eludest ja nimetavad seal fakte. Ja väga põnevaid lugusid on. Näiteks üks lugu oli ühest Ameerika poisist, kes
hakkas siis väiksest peale lennukitega tegelema. joonistas lennukeid ja lõpuks see asi läks nii kaugele, et ta hakkas juba nimetas seal konkreetseid nimesid ja seda, mis tal oli juhtunud seal. Kirjeldas ühte juhtumit ja nimetas siis erinevaid inimesi ja seal sugulasi ja isa hakkas seda asja uurima. Ja lõpuks isa jõudiski selleni, et jah, tõepoolest oli olemas selle nimeline siis Ameerika sõjalendur, kes tulistati alla seal Jaapani saare kohal ja selle lenduri sugulaste nimed kõik klappisid sellega, mis see poiss ütles ja nii. Et neid lugusid on palju. Et kui on huvi, siis ja keegi tahab endal nii-öelda tugevdada oma usku sellesse, et selle eluga kõik ei lõppe, siis lihtsalt uurige. See info on kätte saada. Samamoodi on väga paljudel inimestel tänapäeval kehavälised kogemused. Ja need kehavälised kogemused ei jäta kahtlust, et inimene olles oma kehast väljaspool, ta näeb seda maailma ja seda eksisteerivat reaalsust, ta näeb seda väga detailselt. Inimesed on kirjeldanud näiteks operatsiooni ajal oma kehast väljas käies detailselt selle mõõdikuid, näidikuid, ta on rääkinud inimestest, kes seal ruumis viibivad ja ühesõnaga väga täpselt detailideni, pisidetailideni inimesed tegelikult näevad seda, mis toimub. Ja see hingetasemel teadus, võrreldes nüüd selle teadusega, mis on selle hingeteadus selles kehas, on tegelikult nagu kõrgem reaalsus. Et võib paralleeli tuua sellega, et kui me näiteks magame ja näeme und ja tõuseme hommikul üles ja tunneme, et et oli see nüüd nagu unes, oli see päriselt. On olnud sellist asja, vahel ei saa küll aru, et kas see tegelikult ka niimoodi juhtus. Siis läheb mingi aeg mööda ja me saame aru, et see oli unenägu. Miks? Sellepärast, et see reaalsus, kus me nagu praegu asume, selles kehas, see on tugevam. Ja selles reaalsus me saame aru, et ahah, see oli uni. Samamoodi on võrreldav natukene see hingena reaalsus on samamoodi, ta on tugevam. Ja hingena olles tundub see kõik selles kehas, see eksistents pärast nagu selline unenägu. Nii et me võime öelda niimoodi, et hing kokkupuutes siis mateeriga moodustab elu ja tegemist on teadusega. Ja see teadus nüüd ja tegelikult me võime defineerida niimoodi, et hing on siis nagu selle teaduse sõiduk, mis sõidutab seda sõidukit või seda teadust siis nii-öelda ühest kehast teise või siis erinevate tasandite vahel. Hing on nagu auto? Põhimõtteliselt jah. Ja teadus siis nagu sõidab selle sõidukiga, selle autoga siis nii-öelda mööda erinevaid eksistentse. Siis hing on auto ja teadvus on isiksus? Tegelikult see on üks ja sama. Ta on üks ja sama. Lihtsalt, et seda asja nagu mõista paremini, siis me võime seda käsitleda, kui hing on nagu sõiduk, mis nagu, mille abil teadus liigub. Et hing on isiksus, kes viib seda teadvuse? Hing ja teadus on tegelikult üks sama asi. Wow. Et me ei saa nagu vahet teha. Sellepärast, et hinge ei ole võimalik osadeks võtta. Teda ei ole võimalik lahutada. Ta ongi juba oma ette, substants, oma ette juba, selle asjal oli siks sõna, oma ette nähtus. Ja sellepärast teadlaste katsed teda panna kokku millestki juba puhtalt loogika põhjal ei ole see võimalik, sellepärast, et hing ei koosne erinevatest asjadest. Ta juba ongi eraldiseisev. Et meie maailmas ei ole sellist analoogiat, sellepärast me ei saa seda kirjeldada. Ei, materiaalsete maailma osadega ei ole võimalik teadust kokku panna. Sellepärast, et teadus on väljaspool seda materiaalsete ainete kogu. No jätkame siis meie sipelga jutud. Kas see on nagu energia kogum pigem siis või ta ei ole? Jaa, me võime seda käsitleda energiana. Et hing on tegelikult energia. Sellest ma räägin teises siis selles loengu pooles natukene täpsemalt.
aga seda ei tohi sassi ajada materiaalse maailma energiatega, sest meil on ka siin palju energiaid. Et see on teises dimensioonis energia, aga ta on meile nagu arusaadavam. Et sellepärast me võime nagu natukene ette kujutada teda energia. Nii, aga aga olles siis nüüd siis siin selles kehas, vedad väidavad, et see hing, ta paikneb siin kuskil südamepiirkonnas. Ja see teadvus piirneb siis ühe kehaga. Individuaalne teadvus. Et me ei suuda tunda teise inimese valu, me ei suuda tunda teise inimese tundeid. Me ei tea, mis väljaspool meie keha on. Seepärast, kui keegi pigistab teie näppu, siis mina ei tunne, kui valus teil on. Aga kui ma pigistan enda näppu, keegi teeb mulle haiget või ma teen ise haiget, siis ma tunnen väga hästi. Sest teadvus piirneb just nimelt selle ühe kehaga. Et ta on selle keha sees. Samas, kui võtta tükk meie kehast ära, näiteks sama näpp, juhtub kogemata õnnetuse tagajärjel eraldi minema, siis selle näpul ei ole teadvust. Et see teadvus jääb siis meie keha piiridesse. Ja paljud inimesed, paljud targad on lihtsalt mõtiskledes, filosoofiliselt arutledes jõudnud ise selleni, et nad saavad sellest aru, et me oleme midagi, mis seisab sellest kehast eraldi. Et me ei ole need kehad, vaid me oleme midagi muud, me oleme midagi enamat. Et see on väga oluline kontseptsioon üldse kogu nende teemade lahkamisel. Kas iseenesest on see vastuvõetav teile see kontseptsioon või ei ole keegi? Mina tunnen ennast, et ma olen sipelgas, kes nagu arutleb sellise teema. Kui keegi tahab vastu väidelda või arutada, siis andke teada. Selles mõttes ma eesmärk ei ole teile peale seda pressida ega iga hinnast tõestada, et see niimoodi on. Ma tahan veel ühte küsida, et nagu kui ma õieti aru sain, siis teadvus ja hing, et see on üks ja sama ja samast teadvuse funktsioon on, teadvus on nagu auto ja hing on nagu isiksus, kes sõidab sellest autos. No vot, see on meie materiaalne käsitlus, et me näeme, et see auto ja hing on eraldi seisvad. Et tegelikult vaimne printsiip on selles, et seal ei saa neid asju eraldi tõsta. Et see auto ongi see sama isiksus. See auto ongi see on tervik. Et lihtsalt see näide tuuakse vedades illustreeriva näitena, et meil oleks natukene lihtsam mõista kogu seda kontseptsiooni. Sest et vahel küsitakse, et miks räägitakse eraldi teadvusest ja miks räägitakse eraldi hingest. Et siis see hing ongi see, mis läheb kehast lahkub ja tuleb see kehasse. Aga hingega käib alati kaasas teadvus. Nad on lahutamatud. Et nad nüüd nagu tervik. Kas see, mul on tagasi mõned laused, kas see, et ta piirneb ainult meie kehaga, et see on alati nii või võib ta ulatuda, aga teatud juhtudel kaugemale? Ei, see on alati nii. Ja, et on olemas siis meie individuaalne hing on atma, mille teadvus piirneb ühe kehaga. Aga on olemas paramatma. Param tähendab sanskriti keeles siis kõrge, ehk siis ülihing. See on ka isiksus. Aga siin me räägime juba hoopis teisest dimensioonist. Et siin me räägime sisuliselt ütleme eesti keeles lihtsalt Jumalast, kelle teadvus siis laieneb kõikidesse elusolenditesse. Meil individuaalse hingena seda võimet ei ole ja ei saa olema. Et meie teadvus piirneb ainult selle kehaga, mis meil siis antud eksistentsis on. Aga näiteks lähedase inimese valud, tundmine. Kas see on nagu mingi ettekujutus või see on läbi isikliku kogemuse. Okay. Aga kui on nagu mingisugused ravitsejad, kes siis nagu suudavad nagu läbi kogeda selle kellegi teise nagu mingid haigused või valud? Samamoodi see on ikkagi läbi isikliku kogemuse.
Sest ma mõtlen, et mina näiteks olen kokku puutunud siukse inimesega, kes et nagu ravib niimoodi inimesi, et ta nagu inimene oletame, et on mingi kõhugripp või midagi ja siis see inimene nagu ravitseb teda ja siis ta teeb selle kõik ise läbi ja ta nagu läheb ja oksendab ja kõik selle haiguse välja. Et kuidas see on nähtud? Kas ma võin ka lisada? Et on olemas see sama ülim teadus, see paramatma, mis on igas aatomis ja kui inimene on piisavalt puhastunud, siis ta saab sellele info väljale ligi. Et selles mõttes ta ise isiklikult selle hingena ei oleks selleks suuteline, aga kuna ta väga tahab ja ta on piisavalt, temal see võimaldatakse talle seda, siis ta läbi selle paramatma on võimalik tunnetamas, sest paramatma on igal pool ja tema saab aru, tema tunneb kogu aeg, mida kõik tunnevad. Ja, aga me peame aru saama, et paramatma ja atma on kaks eraldi seisvat isiksust. Need on kaks eraldi teadust. Ja ikkagi, kui me räägime nendest ravitsejatest ja sellistest juhtumitest, siis seal väga palju toimub nii-öelda energeetilisel tasandil. Ehk see infovahetus käib energeetilisel tasandil, mitte hinge tasandil. Et selleks, et kogeda, mida teine inimene tunneb ja seda kõik läbi elada, selleks peab see sama hing minema teise inimese keha sisse. On aru saada siin? Nii, aga mis meil küsimus? Küsimus on selles, et see teadus, milline ta algselt on? Ja mis toimub selle teadusega siis, kui ta tuleb selle keha sisse? Srimad Bhagavatam räägib sellest algsest puhtast teadusest, kus teadus siis ei ole nii-öelda mõjutatud selle materiaalse maailma ajalistest tingimustest, siis selline teadus, ma testin selle moodsa tahvli ära siis, selline teadus, puhas teadus, see on pehme. Puhas teadus. Nii. Srimad Bhagavatam ütleb, puhas teadus on häirimatu. Kujutate sellest seisundit üldse ette, et mitte miski meid ei häiri. See päike, mis siit praegu silma paistab, ei häiri. See, et mul on suu kuiv vahepeal, see ei häiri. Ma ei tea, mis teid häirib? Või kas on selline seisund võimalus, et mitte miski, absoluutselt mitte miski ei häiri? Seda on võimalik arendada. Võib proovida. Igatahes, see maailm on tegelikult ikkagi niimoodi, et meie teadus, teda siis vahet pidamata on midagi, mis hakkab teda varem või hiljem hakkab tasapisi häirima. Kas on see ilm või kliima või teised inimesed või mingid emotsioonid või mingi seisund või tervis või nii edasi, neid põhjuseid, neid on meil piisavalt. Aga algselt puhas teadus on selles mõttes, temal sellist probleemi ei ole. Teda ei häiri, mitte miski. Teine asi, ta on täiesti selge. No suhteliselt tegelikult sarnased asjad. Nad nagu täiendavad lihtsalt üksteist. Ma toon 3 asja toonselt välja. Ehk siis selge tähendab seda, et kujutage ette sellist täiesti ilma lainutuseta veepinda. Või siis täiesti kristallselget vett. Kus ei ole mitte ühtegi ühtegi mingit kübet ega mingit liivaterakest, midagi ei lenda seal ringi. Mis on nagu täiesti selge. Vot selline on teadus. Et seal ei käi mingisugust saasta seal peas ringi ega selles teaduses ei liigu mingisuguseid rumalaid mõtteid ega mingisugust kadedust ega kriitikat ega ahnust ega uhkust ega mingit iha või niisuguse asju seal ei ole. Seal on nagu täielik niisugune selgus.
ja kolmas asi on see, et ta on vaba siis, kuidas ma ütlen, igasugustest välismõjudest. Noh, paneme siis, et vaba ehk siis vähe sellest, et ta on selge, ükskõik mis väljaspool juhtub, ükskõik mis toimub väljaspool või ka seespool, selles mõttes, et mis meie tervises näiteks juhtub, siis seda teadust ei mõjuta. Ta on sellest täiesti sõltumatu. Vot see on tema algne puhas seisund. Mul on kade kohe. Ja nüüd võtan selle sama nüüd vee nii-öelda analoogia on ju, et kui nüüd see puhas vesi, kristallselge vesi, mis on siis nagu meie teadvus, ja kui ta nüüd puutub kokku see vesi, siis ütleme mullapinnaga, maapinnaga, mis juhtub? Ta muutub selliseks poriseks, mudaseks, noh nii-öelda lögaks. Ja vot see on see, mis toimub meie teadvusega, siis kui see teadvus puutub kokku, siis materiaalse maailmaga. Täpselt samamoodi. See teadvus saastub. Ja ta ei ole enam selge, ta ei ole enam ilma väliste ärritajateta, vaid vastupidi. See vesi on täis muda, liiva, igasugu müra, kola, hirme, probleeme, kannatusi, muresid, ärevust, nii edasi, komplekse. Vot selliseks muutub see teadvus. Ja nüüd see küsimus on selleks, et miks ta niimoodi selliseks muutub, esiteks, et sellest mehhanismist aru saada. Ja teine väga oluline küsimus on, et kas midagi annab teha. Et kas annaks seda teadust siis viia siis lähemale, viibides siin kehas, viia teda lähemale sellele seisundile, mis tal algselt on. Kuidas tunduvad need küsimused? Uurime neid lähemalt. Nii, mis ma nüüd siis siin... Pane sealt plussi, siis sa saad uue lehe. Siit plussi, jah? Nii. Selleks, et nüüd siis aru saada sellest, mis selle teadvusega siin kehas toimub, selleks kujutame siis ette inimest, nüüd välja naergasin kunstiüliõpilastena, kui ma üritan joonistada siin inimest. Teen sellise käpikutega uhvosid ja kuhu ma olen need käed on inimesel siiamaani. Ma muidu ei püüaksin, aga ma tean, et te olete eksperdid. Ei, väga kreatiivne, et pole mõtet isegi mõelda, kuidas see õigem on. Sest ühe pikad oleksid käed. Aga käed ei ole. No, võt inimesel ei olegi käed ühe pikad. Väga tore. Ma ei tea, kuidas need jaotavad on. No, lepime kokku, et see on inimene igal juhul enne. Ja... Nii. See on nüüd see, mida me siis nii-öelda näeme. On ju? Et näeme oma nägemismeele kaudu. Et see on, seda nimetatakse jämedaks kehaks. Ehk siis sanskriti keeles stula sharira. Stula sharira. Sharira jah, nagu šarniir. Et see on, sharira tähendab sanskriti keeles siis keha. Ehk siis, ma siin detailidesse ei lasku väga, kuigi see on ka väga põnev, vedad kirjutatud selle kõik lahti, mis elementidesse kõik koos on. 5 põhilist elementi on siin. Ehk siis ruum, meil on kõigis siin olemas ruum ja siin kehas. Meil on kõigil olemas õhuelement siin. Meil on olemas kõigil tuleelement, mis aitab meil seedida, kõiki neid protsesse siin läbi viia. Meil on olemas veeelement, mis on siis kõikide vedelike kujul. Teadupärast kehas on üle 70% vett. Ja on olemas maaelement, mis on siis meil lihaskond, luustik, kõik see, mis annab meile selle konstruktsiooni nii-öelda. Et see on see füüsiline keha. Ja see hing asub selle füüsilise keha sees. Ja see kahtlemata mõjutab väga palju selle hinge nii-öelda seda puhast teadvust. Sellepärast, et need jämedad elemendid põhjustavad meile päris palju kannatusi tegelikult.
et me kõik oleme olnud haiged ja jääme haigeks. Et ei maksa arvatagi, et me enam kunagi haigeks ei jää. Ja lõppkokkuvõttes me kõik teame, et meil tuleb see keha mingi hetk maha jätta. Ja see tekitab meist tegelikult sisemiselt päris suurt pinget. Kuigi me isegi võib-olla ei mõtle sellele ja ei teadvusta seda, aga tegelikult see käib meiega kaasas. See on üks, mis meid juhib. Et veedas öeldakse, et kui see hing astub siis ühe sammu eemale oma algsest eksistentsist, siis selle sammuga kaasneb kohe hirm. Et see üks samm eemale astudes, ta võtab juba hirmu endaga kaasa. Et see hirm on meie sisse kõigisse programmeeritud tegelikult. Nii, aga kas siin sai värve kohaldada või? Ja kui sa hoiatad all. Seda? Jah. Aha. Nii, siis võtame nüüd siis järgmise tasandi. Nüüd hakkab teist värvi tegema, jah? Näete, ma joonistan seda väga illustratiivselt jällegi. Et põhimõte on selles, et võt selle jämeda keha ümber on meil olemas, nüüd, mis järgib selle jämeda keha nii-öelda piirjooni, on olemas siis peenem keha, mida nimetatakse peenkeha. Et see on linga sharira sanskriti keeles. Mis see siis põhimõtteliselt, jah? Et seda võib käsitleda ka siis see meie energiaväli, aura, see on üks asi. Aga mis on meie jaoks oluline ja huvitav, on see, et see tegelikult me räägime siin meie psüühikast. Et meie mõistus, meie mõtted, meie tunded, võt see kõik paikneb sellel tasandil, sellel peenkeha tasandil. Ja see on see, mis meile tegelikult siin kõige rohkem nii-öelda algselt probleemi tekitab. Sellepärast, et enamus selle jämeda tasandi probleeme on alguse saanud siit peenelt tasandilt. Valdav enamus. Nii et seda me uurime. Nii, ma tahaksin ühe värvi siia veel saada, et siis nii. Ja ma ei tea, kuidas seda isegi joonistada, aga noh, joonistame siis põhimõtteliselt illustratiivselt selle siia ümber. Kolmas siis keha, mis meil siis nii-öelda ongi sisuliselt tegelikult see samu teadus, millest me rääkisime. Joonistame ta siis sama värviga siia kuskile südame piirkonda. Näete. Ja seda sanskriti keeles nimetatakse siis karana, sharira. Karana tähendab põhjus. Karana. Sarva karana. Karana sharira. Ehk siis põhjus juba, see iseenesest ütleb seda, et tegelikult kõik saab alguse siit. Kõik saab alguse sellest teadvuse tasandilt. Mis siis läbi erinevate kihtide, nii-öelda kehakihtide, siis väljendub. Ja olles nüüd siin algselt see põhjuskehana siis selles mees jämendas kehas ja peenes kehas sees tekivad siis erinevad teadvuse tasandid. Et need teadustasandid on võimalik siis nii-öelda ära tunda ja see selgitab meile päris palju lahti, kus kohas võivad asuda probleemid meil. Nii, kui ma võtaksin selle uue jälle. Ja tegelikult ma kirjutan siia kõrvale. Kirjutame siis niimoodi, paneme nüüd uuesti selle, teeme siin väga hea, siin saab hea. Võtame rohelise värvi. Võtame rohelise värviga nüüd siis, ehk siis roheline värv ütleb meile mida, et me räägime millisest peenkehast. Kus elavad meie soovid ka? Materiaalsed soovid. Aha, sellepärast seda karana sharirat, seda nimetatakse tegelikult ka soovide tasand. Aga need soovid ei ole materiaalsed. Need on hingesoovid. Seda ma hakkan ka seletan kohe lahti. Et karana sharira teine nimi ongi soovide keha. Nii, aga võtame siis selle rohelise keha, mis on siis meil siis see linga sharira, ehk siis see peenkeha ehk teisisõnu, see on meie psüühika. Ja millest see psüühika meil koosneb?
ma hakkan siis pihta, me hakkame siit altpoolt kõige jämedamatest asjadest. Et kõigepealt, et kust on see keskmine? see, jah. Meedia. Sellepärast tähendab, et oli meil roheline siin? Ei, see Võta järgmine, see on paks. See nüüd on paks kill, see kõige jämedam meie siis öelda selle peenkeha tasand, kõige jämedam tasand on meie meeled. Teadupärast meil on mitu meelt? Seitse. Ei, me ei loe, meil siin paku. Peast ei tea? 6. Nii, mis nad on? Nägemine. Nägemine. Haistmine. Haistmine. Maitsmine. Kuulmine. Kuulmine. Kantspamine. Jah, kompimine, jah. Ja siis teadvus. Okei. Tegelikult me piirneme 5-ga, sellepärast et need, mis te nimetasite, oli väga õige. Ehk siis meil on kõik meile elundid, mis meil on. Nina aitab haista, keel aitab maitsta, silmad aitavad näha, kõrvad aitavad kuulda ja nahk siis aitab meil kompida ja tajuda vormi nii-öelda. Ehk siis 5 meelt. Ja meeled on meil siis selleks, et saada informatsiooni. Meeled on nii-öelda infoandurid. Ma õpetan koolis poistele robootikat, siis ma räägin seda sama asja, et näete, robotil on ka andurid, täpselt samamoodi. Et robotid on ehitatud samal põhimõttel üles. Me oleme ka tegelikult robotid. Siis järgmine tasand on siis, me läheme nüüd peenemaks. See on kõige jämedam, see on nüüd peenem tasand. Järgmine tasand on mõistus. Ja tegelikult veedad kvalifitseerivad mõistuse ka ikkagi meelte alla. Et teatud mõttes on mõistus on kuninglik meel ja ta on meelte poolt kogutud informatsiooni töötlemiskeskus. Teaduslikult väljendades. Ehk teisisõnu, see, mis meie peas toimub, see lõputu nii-öelda info kulgemine. Ükskõik, mille peale me vaatame, ükskõik, millest me mõtleme, kohe hakkavad need mõtted liikuma. Et kui me oleme teinekord vaikuses või lähme väikesse meditatsiooni, siis väga kiiresti on võimalik näha, kuidas meil need mõtted tulevad, kui me neile tähelepanu ei pööra, kuidas liiguvad edasi nagu valged ründpilveksed niimoodi ja käivad meil nagu nii-öelda peast läbi. Kui me neile tähelepanu pöörame, siis nad hakkavad kasvama, nad võtavad sinna juurde teisi mõtteid, see asi hakkab arenema ja kui me sellele veel rohkem tähelepanu pöörame, siis ta tekitab meil emotsioone. Emotsioon on juba liikuma panev jõud, mis siis juba tekitab meil siis vastavalt siis kas siis nii-öelda mugavust või ebamugavust tunnet. Ja väga oluline aru saada, et see mõistus on materiaalne nii-öelda aspekt ja mõistus on lihtsalt meil tegelikult infotöötlemise keskus, ehk siis ta on meie töömees. Mitte mingil juhul mõistus ei ole meie. Mõistus on see, kes lihtsalt analüüsib, kas mulle meeldib, ei meeldi, hea, halb, võtan vastu, ei võta vastu ja nii edasi, nii edasi. See on mõistus ülesanne ja las ta teeb oma tööd. Ei ole vaja talle liiga palju tähelepanu pöörata. Infokogemuse keskus, jah? Ta on infotöötlemise keskus. Töötlemise. Põhimõtteliselt. Et ta on samasugune meel, kuna kogu info tuleb ka temasse sisse ja see info siis nii-öelda töödeldakse läbi seal. Mõistusest kõrgemal asub arukus. Ma ei tea, ma võin nüüd sanskriti-keelsed terminid ka öelda. Meeled on siis indriam, mõistus on manas, arukus on pudir. Pudir, siis olete kuulnud kõik Buddha, on ju. Tema siis nimi tulebki siis sellest sanskritilisest sõnast. Pudir tähendab arukus. Ja arukus on nüüd astme võrra kõrgem mõistusest sellepärast, et
arukuse abil on meil võimalik seda rääkida, mis ma praegu teile siin nii-öelda rääkisin, et ärge pöörake mõistusele liiga palju tähelepanu. Ehk arukus on see, mille abil on võimalik astuda see samm kõrvale ja vaadata, mis see meie mõistus seal teeb peas parasjagu. Millest ta mõtleb, millest need mõtted on nad arukad mõtted, on need vajalikud mõtted, mis nad mulle tekitavad, kas nad teevad mind õnnelikumaks, kas seda on mul vaja ja nii edasi. Vot arukus on juba see. Arukus on see, kes kahtleb. Arukus on see, kes analüüsib. Nii et tänapäevased väga paljud eneseabiprogrammid ja õpetused aitavad inimestel tõusta just nimelt sellele arukusele tasandile. No näiteks Eckhart Tolle, kes on kirjutanud palju raamatut, kellel on palju järgijaid, ei räägi mitte millestki muust kui sellest, et tõuske teaduse tasandile, tõuske arukuse tasandile, olge hetkes, vaadake, mis toimub. Ja see on juba niivõrd suur samm edasi inimese jaoks, et inimesed saavad juba täiesti uue elukvaliteedi. Aga see ei ole piisav. Siit tuleb veel edasi minna. Kui me nüüd vaatame veel, millest see inimese peenkeha koosneb, siis järgmisena me võtame siia üles poole või siis paneme siis alateadvus. Mis on tegelikult osa psüühikast, sanskriti keeles siis chitta. Ja mida me võime käsitleda siis teatud mõttes nagu ühte suurt sahvrit. Ja see, mida siin Adam nimetas, et me saame ligipääsu sellele infoväljale näida, siis see on see chitta alateadvus algselt puhtal kujul. Aga see chitta, millest meie räägime, on siis tegelikult täpsem nimetus sellele alateadvusele on saastunud alateadvus. Ehk siis see sahver on täis igasugust nii-öelda rämpsu, mis on pärit siit materiaalsest maailmast. Kogemuslik rämps siis. Kogemused, emotsioonid, mälestused, muljed, vot see kõik, kogu see info, see jääb sinna alateadvusse. Ja see on meil kõigil olemas. Ja teinekord on, teadlased on seda juba ajuuuringud on tänapäeval päris kaugele jõudnud. Et on olemas siis aju osa, millel on siis otse lülitus, otse ligipääs sellele alateadvusele. Ja näiteks, kui me sõidame autoga, ja meil tuleb näiteks mingi liiklusohtlik olukord, näiteks mingi metsloom hüppab teele, siis aju lülitab otse sinna alateadvusse. Tal ei ole aega käia läbi arukusega, mõistusega ega meeltel. Ta saab meeltelt info ja plaks kohe saadakse alateadvusest sahvrist valmis lahendus. Ja kohe plaks jalg käib. Ühesõnaga, meil ei ole aega tegeleda selle mõistus. See on nagu inimene niimoodi üles ehitatud. Ja on inimesi, kellel on sellele chittale siis alateadvusele nii-öelda parem ligipääs ja inimesel, kes teda nii palju igapäevaselt ei kasuta. See on jällegi juba psüühika eripärad, lihtsalt teadmiseks. Ja sellest kõigest kõrgemal siis on vale ego, mis on siis kõige peenem tasand. Sanskriti keeles ahankara. Mis asi see vale ego? Et kui on vale ego, siis loogikud ütlevad, et järelikult peab olema ka kuskil õige ego. Et õige ego tegelikult on vot see hingetasandil mina, kus ei ole veel neid materiaalseid muljeid, materiaalseid mõjutajaid. Vale ego on see mina, kes on hakanud ennast samastama mingisuguste objektidega, mingisuguse olemisega. Näiteks, ma elan selles riigis, ma olen eestlane, ma olen mees, ma olen tark, ma olen loll, ma olen rumal, ma olen ilus, ma olen inetu ja nii edasi. Vot kõik see käsitlus iseendast, see on vale ego. Vale ego on just sellepärast, et see on materiaalne pilt sellest, kelleks me oleme ennast loonud. Algselt puhta teaduse tasandil sellist käsitlust ei ole. Seal tuletan meelde, me oleme häirimatud, selged.
ja see vale ego tekitab meil tegelikult väga-väga palju probleeme, sellepärast et me peame kogu aeg seda toitma, seda kontseptsiooni, mis me endast loonud olema. Ja selleks on meil suur abiline sõber mõistus, kes siis ütleb, see käib minu kontseptsiooniga minust valest egost kokku. Selge, selle aktsepteerime, minu sõber. See inimene räägib midagi sellist, mis minu selle kontseptsiooni kokku läheb. Selge, see on minu vaenlane. Vot niimoodi käib ja see võtab tohutult energiat. Kogu aeg, et hoida seda enda loodud pilti iseendast. See on üks suuremaid energiaröövijaid üldse meil. Ta põhineb siis emotsioonidel ka? Ka emotsioonidel, see kõik on omavahel seotud. Sellepärast, et kujutage ette, kui tuleb mingi selline nähtus, mis ei käi minu vale ego pildiga kokku. Loomulikult, kui ma sellele keskendun, siis mul tekib emotsioon, ma hakkan selle vastu võitlema, lõpuks ma saan vihaseks ja nii edasi. Kõik need emotsioonid, eriti need negatiivsed emotsioonid võtavad hästi palju energiat. Ja ei tee meid õnnelikumaks, vaid tekitavad meil probleeme üha juurde ja juurde ja juurde. See on nagu üks lõputu sükene nõiaring, süke ratas. Ja siis, kui me vahel saame endale siis natukene siis kinnitust sellele, et ma olen loonud endast hea pildi, siis me arvame, et me oleme rahul ja õnnelikud. Kuni järgmise hetkeni, kuni keegi tuleb ja selle ümber lükkab või mingi olukord. Nii et võt see on see, kuidas meie see psüühika nii-öelda väga lühidalt siis funktsioneerib siin. See kehas, et see on omaette väga huvitav valdkond ja sellest võib palju detailsemalt rääkida, aga tänase loengu piires me vaatasime lihtsalt need 5 põhilist komponenti üle. Ütlen veel kord, mõistust ja meeli siis käsitletakse enam-vähem ühe nähtusena. Ja seda kokku nimetatakse siis antakarana, ehk siis anta tähendab sanskriti keeles hästi lähedal või juures peaaegu. Ja karana tähendab põhjus. Ehk mis tähendab seda, et see põhjus on hästi lähedal. Antakarana tähendab siis hästi ligidal tegelikule põhjusele. Kuidas seda kirjutatakse? Karna või karana? Karana. Karana. No, panen sinna üles siis. Anta. No. On siis 1, 2, 3, 4 asja. Me võtame mõistuse meelde, võtame kokku. Palju meil kell on? 3 läks. Selge. No, ma liigun üks omas rütmis selles mõttes, ma ei ürita nagu pressida siis seda kokku. Kuidas praegu muidu see info nagu tuleb paras tempos või? On siiamaani kõik nagu aru saada? Küsimusi ei ole tekkinud. Ma vaikselt edasi, siis vaatame jooksvalt seda pausit. Ja. Selles mõttes, andke mulle teada, kui teil järg ära kaob. Et proovime ikkagi nagu asjadest järjest aru saada. Kuidas tundub muidu üldse? Vapustav. See on vapustada võib, aga ei ole vaja sellepärast. Huvitav. Jah, just nimelt, et see on hea see endale selgeks teha need asjad. Et hakata siis pärast otsima lahendusi. Et kas see sai nagu selgeks, et see tekitab meil probleeme? Ei, no nagu hästi head paralleelid tekivad. See vale egoni juhmine on hästi, hästi tore. Et mina nagu töötan iseendas sellega juba mõnda aega. Et see, et ma kogu aeg nagu oma eelnevatel perioodidel identifitseerin alati kellenagi, tahan teada vastust, et kas ma ikka olen see. Et see on nagu hästi, hästi hea sellele jõudmine, et see on hästi huvitav praegu. Ja. Kusjuures oluline on see, et see ei ole halb. Kui me oleme... Aga see teeb probleeme. Jaa, aga seda tuleb teha, seda kõike tuleb näha teisel teaduse tasandil. Ma hakkan sellest kohe rääkima. Väga oluline on olla mingi kogukonna liige. Väga oluline on tunda mingit siis, kuuluvust. Väga oluline on omada tugevat ego. Aga mitte tugevat vale ego, vaid mõista, kes ma olen, mis on minu tugevused, mis on minu positsioon, mis on minu ülesanded siin maailmas. See on väga oluline. See on see, mis annab meile elu jõu tegelikult.
sellepärast, et vedelikus Ahankara ehk siis vale ego on maaelement. Maaelement on see, mis aitab meil olla 2 jalaga maa peal ja saada siin elus hakkama. Kas ego puhul on olemas siis ka see materiaalne ego nagu see või siis mis seob nagu materiaalsusega seda minu olemasolu, et nagu kuuluvust? Või siis on olemas ka mingi selline ego, mis siis see tugevus on siis pigem siis vaimne või energeetiline? Ma ei oska seda seletada, mida mõtlen praegu. Ma praegu hakkan selgitama neid erinevaid teaduse tasandeid, siis võib-olla läbi selle saab natuke selgemaks, sest küsimus on see, kuidas me ennast näeme, läbi millise teaduse tasandi me ennast näeme. Et kui me näeme ennast läbi madalamate teaduse tasandite, siis see valego tekitab meil rohkem probleeme. Selles on nagu see võti. Nii, võtame nüüd jällegi uue värvi, seda praeselt teha. Värvi. See on esimene. Seit, nii. No võtame. Kollane siis. Ei, kollane on see meil see hingemärk, et ma tahaks veel rääkida. No võtame sinise. Teadus. Mustad on vist no jah. Vajuta uuesti selle. Võtame sinise. Mis ma teile nüüd siin proovin rääkida natukene lahti, on see, et olles siin kehas, omades seda peenkeha, omades seda psüühikat, on võimalik tegelikult kogu seda pilti näha läbi erinevate teadustasandite. Ehk me räägime, et ütleme niimoodi, ma alguses rääkisime, et on olemas see puhas teadus, on ju? Mis siis on täiesti häirimatu, selge, algne hingeteadus. Ja olemas nüüd see, kujutame ette, nüüd see maksimaalselt saastunud teadus, mis on siis maksimaalselt saastunud selle materiaalse müra poolt. Nii. Ja kui me võtame need 2 teadust, siis tegelikult selle vaheskaala võib jagada nagu teatud osadeks. Et kui me liigume sinna puhta teaduse poole, siis meie teadvus tõuseb. Ehk teisisõnu, lahendus ongi selles, et kui me hakkame oma teadvust tõstma, siis me saame liikuda tagasi oma algse hinge teaduse poole. Sellepärast ma praegu räägin lahti need erinevaid teaduse tasandeid. Nii, ja jällegi ma hakkan pihta altpoolt ja liigume siis kõrgemale. Tegelikult ma ikkagi mõtlen, et me võtame selle jaoks rohkem pinda, sest seal on palju infot. Kas ma panen lihtsalt ühes juurde? Ja siis saab pärast nooltast tagasi liikuda. Jaa, väga hea. Nii, aga siis võtame ikkagi siit, võtame mingisuguse eledama värvi näiteks, ilusa kollase. Nii, ja ma hakkan siit alt pihta siis. Kõige madalam teaduse tasand, millest me räägime, on siis sanskriti keeles, ma panen selle nime siia kirja, on siis Anna. Maksan siin. Nii lüüdnud. No siin peab vaja harjuda. See vasakpoolne pliiats on peenem. See on Anna maja. Anna tähendab sanskriti keeles toit. Kollane tuleb ka valida. Esimest võid kustutada. Nii. Anna. Maja. Anna on see. Mida Anna tähendab? Anna tähendab toitu. Ja see teadustasand maja, kuidas? Mis maja? Maja tähendab põhimõtteliselt, me võime siin seda käsitleda kui energiat. Et majal on sanskriti keeles palju erinevaid tähendusi, ta tähendab ka illusiooni. Sellepärast, et me peame seda energiat siin materiaalses maailmas nagu päriseks, tegelikult see on illusoorne energia, mis siis takistab meil nägemast meie puhast teadvust. Ja maja tähendab tegelikult ka armulikkust. Niisugused erinevad tähendused. Armulikkust tähendab seda, et kui see puhas hing siia lihtsalt lasta siia maailma ilma
teda siis katmata, ilma teda kaetakse selle materiaalse teaduse poolt, siis see hing tõenäoliselt lihtsalt, tal oleks võimalik siin eksisteerima. Sellepärast tuleb nii-öelda väike tuimestav löök anda inimesele, kui ta siia maailma tuleb, et seda asja tajuks nagu läbi niisuguse tuhmifiltri. Vot see tuhmfilter ongi siis nagu maja. Et puhtal hingel siin materiaalses maailmas elada, seda on raske kirjeldada. Kui keeruline see võib olla, et kuna siin on kõik on... Aga kas see on siis see, mida näiteks, mungad üritavad, et eksisteerida siin maailmas võimalikult nagu puhta hingena või? Ja, see ongi tegelikult see eesmärk, mida ma praegu siin proovin teile lahti rääkida ja ma annan teile, nagu ma ütlesin, mõned ka praktilised näpunäited, nii palju kui me siin jõuame, et kuidas on võimalik seda teadust endal tõsta ja kuidas on võimalik hakata maailma nägema siis teiselt tasandilt. Sest et võtmeküsimus on selles, probleemid on ja jäävad, materiaalse maailma nähtused on ja jäävad, haigused on ja jäävad, inimesed, kes tulevad ja meil haiget teevad, jäävad. See kõik ei kao mitte kuskile, halb ilm jääb. Ainuke asi, mis me saame muuta, on see, läbi millise teaduse tasandil me seda kõike näeme. Kui palju see meid häirib, kui palju see meid mõjutab, kui palju see ei lase meile olla lihtsalt tasakaalus puhas teadus. Vot selles on võtme küsimus. Ehk teisisõnu, kogu lahendus asjale meie probleemid on see, et me peame tõstma oma teadust. Küsimus on ainult, kuidas seda teha. Annamaja tasand, nagu nimi ütleb, sisuliselt inimene keskendub ainult sellele, et saada süüa. Et me võime selle laiendada ka sellele, et tegelikult on see majanduslik heaolu. Ehk siis see, mis siin praegu lääne poolkõrval nii-öelda toimub, on sisuliselt kõige madalam teaduse tasand. Ehk siis kindlustada endale suur pangakonto, kindlustada endale, et oleks kõht täis kogu lugu. Kui laps tuleb siia maailma kõige alguses, siis ta alustab selle teaduse tasandilt. Ainuke asi, mis teda huvitab on, et ta saaks süüa. Ja see teaduse tasand nüüd on siis seotud otseselt on siis võt meelte keha ja meelte tasand põhimõtteliselt. Et siis nagu keha kõige jämedamad tasandid, kui inimene sisuliselt teadustab seda maailma ainult läbi maitsete, lõhnade, meelte ja läbi oma kehaliste aistingute. Ehk siis paneme siia siis ma panen toit, siis on meil meeles, millest me räägime. Nii, ma panen nad see kirja, siis ma räägin neid rohkem lahti. Nii, järgmine tasand on praanamaja. Olete kuulnud sükest sõna? Jaa. Mis see tähendab? Ma ei tea, aga ma olen lugenud seda mingis kodusõnast raamatust. Praana tähendab tegelikult siis selline elujõud, energia, see eluenergia, mis meie sees voolab. Ja sellel tasandil inimene avastab või teadustab seda, et ta on elus. Et ta eksisteerib. Ja tema eesmärgiks saab siis olla olemas. Ehk teissõnu ta hakkab väärtustama rohkem oma olemasolu, mis tähendab seda, et hakkab rohkem tähelepanu pöörama enda alal hoidmisele, enda kaitsmisele. See on siis teine asi, millega põhiliselt maailm praegu tegeleb, ehk teissõnu enesekaitse. Sellel tasandil inimene märkab, et mind ümbritsevad ka teised elusolendid. Et neid ei ole võimalik mitte ainult süüa, vaid neid on võimalik ka kuidagi ära kasutada eksistentsiks. Ja sellel tasandil tekib moraal, tekib teatud eetika. Inimene saab aru, kui mina käitun temaga hästi, siis on mul lootust, et ta käitub minuga ka hästi. Vaat see on selline teadustasand.
kus sellised väärtused hakkavad siis domineerima. No paneme siia siis näiteks, paneme siis elu. Et ma teadvustan, et moraal ka. elu ja moraal. Nii, kui nüüd liikuda siis edasi nendel teadustasanditel, teadvuse tasanditel, siis järgmisel on tegelikult 2 nimetust, aga me kasutame seda Mano-maja nimetust. Teine nimetus on tal Jnana-maja. Mano-maja. Ja vot see tasand nüüd on seotud nüüd juba meie järgmise psüühika tasandiga ehk siis mõistusega. See on nüüd tasand, kus inimene hakkab juba teadlikult oma mõistust kasutama. Ja siin tasandil tekib põhimõtteliselt filosoofia, tekib kunst. Inimene hakkab kirjutama, inimene hakkab mõtlema, inimene hakkab mõtisklema ja teadus tekib sellel tasandil. Ühesõnaga, siin on juba selline nagu rohkem nii-öelda intellektuaalne tasand. Mis me paneme siis? Paneme mõistus, paneme see mõistuse tasand. Mõistus. Ja, no see ütleb palju. Nii, edasi. Järgmine tasand on siis Vijnana maja. Vijnana tähendab sanskriti keeles teadmised. Ja Jnana tähendab ka filosoofia. Vijnana tähendab seda, et inimene on sellest ka aru saanud. Aru saanud tähendab seda, et ta on hakanud seda ka oma elus rakendama. Et näide on sellest, et kui inimene teab teoreetiliselt, et suitsetamine on tervisele kahjulik, siis Vijnana tasemel ta ka reaalselt realiseerib selle oma elus, mis tähendab seda, et ta enam ei suitseta. On see arusaadav, on ju? Ehk Vijnana tasand on siis see, kus inimene hakkab kasutama oma mida? Arukust. Et see on siis esimene teadustasand, kus inimene eksisteerib ja tegutseb arukuse tasandil. Näete, kui kõrge, see on väga kõrge teadustasand, väga kõrge teadustasand. See ei ole odav, teadus ei ole odav. Ei maksa arvata, et lugesin ühe Eckart Tolle raamatu läbi ja nüüd ma olen Vijnana maja tasemel. See on tasand, kus inimene esimest korda teadvustab, et ta on sellest kehast eraldiseisev. See on tasand, kus inimene näeb, et ma ei oleks see keha, ma olen igavene hing. Ma olen teadvus. Nii et me võimegi siia tegelikult kirjutada siis arukus. Ja panna märksõnaks siis nagu hing. On siis eraldiseisev, kehast eraldiseisev on ju. See ei ole hinge tasand. Ärge aega sassi. Vaid see on tasand, kus me näeme keha ja hinge eraldiseisvana. Kas me näeme seda, et me teadvustame seda teoreetiliselt või praktiliselt ka? Võib ka praktiliselt, selles mõttes, et siin võib olla ka täielik teadvustatus. Et selle tasandil võib olla siis ühesõnaga täielik enda hingena teadvustamine. Aga nii kaua, kui me oleme siin selles materiaalses kehas, on seda püsivat seisundit siin tänapäeval sisuliselt võimatu saavutada ikkagi. Et jah, mis selle tasandi meie kohta, okei, ma tulen veel nende juurde tagasi. Ma kirjutan alguses kõik lahti. Ei, ja kõige kõrgem siis teaduse tasand, mida me käsitleme, on siis Ananda maja.
Anda Maja. Mis siis, mida me võime siia siis kirjutada? Kirjutamise õndsus. Anda Maja on nendest 4 teaduse tasandist siis nii-öelda väljaspool seisev. Et kui nüüd 4 on ikkagi seotud selle materiaalse eksistentsiga, siis Ananda Maja on puhas siis juba hinge tasemel teadus. Ja tänapäeva ühiskond võib julgelt väita põhiliselt on nendes 3 madalamas teadustasandis. Ehk siis majanduslik areng, enda siis materiaalne kindlustatus, enesekaitse, teatud moraal, õiglus, mis hoiab seda maailma koos. Ja materiaalne spekuleerimine, mis toimub siis igal pool ülikoolides ja tavakoolides. Maailma paremaks muutmine. Jah, läbi materiaalsete teadmiste. Ehk siis selline materiaalne filosofeerimine ja seoste leidmine. Vot see on see, millega põhiliselt praegu maailm tegeleb. Ja see ongi, et see hüüdlause on hästi suures osas selle materiaalsete tegevuste juures, et muudame maailma paremaks. No ma sellest ütlesin seda, et see maailma paremaks muutmine. Jaa, tegelikult on see õige. Et rääkides nüüd sellest, et mis on siis nagu motivaatoriks erinevatel tasanditel, siis me võime välja tuua sellise asja. Võtame siia jooned vahele. Et mis on motivaator? Siis motivaator tegutsemiseks 2 esimesel tasandil on hirm. aga miks oli teisel tasandil ka hirm? Sellepärast, et nii on. Mõtlen, et kuidas see veel on? See näeb välja läbi selle, kas me seda tunnistame või mitte, kas me seda teadvustame või mitte, aga tegelikult meil on igal tasandil on olemas suhe siis nagu loojaga. Suhe, Jumalaga. Et kui me teda eitame, siis see on ka suhe. Tegelikult. Ja 2 esimesel tasandil, siis ütleme, sellel tasandil, mõlemal tasandil me näeme siis mingit kõrgemat siis mõjutajat. Me näeme teda kui sellise kohtunikuna, kui karistajana, kui kõik minu haigused on, kõik minu probleemid on kuskilt siis kõrgemalt poolt mulle nii-öelda saadetud. Ja siin esimesel tasandil inimene hirmust sisuliselt töötab ennast ribadeks. Et ta on siin, võib väga palju tööd teha ja vaeva näha, et saavutada siis see hirmuvaba seisund. Sest et see, mis väga palju inimesi tänapäeval lükkab tegutsema, on tegelikult just nimelt hirm. Et neil ei ole süüa, et neil ei ole toitu ja et nad ei ole sellepärast õnnelikud. Et neil pole peavarju, et nad ei saagi minna kuskile Vahemere saartele või kuskile puhkama. See, mis on motiiv. Ja siin on sellepärast, et samamoodi nagu hirm kaotada, ühesõnaga me ei kuulu kuskile. Me ei kuulu kuskile. Ja, et see, et moraal on logiseb, teised inimesed ei suhtu minusse nii, nagu nad võiksid suhtuda. Ma tahan ka olla mingil positsioonil ja ühesõnaga siuke ja tekib ka jällegi hirm see, et ma hakkan nagu ennast kaitsma, asun sellise kaitsepositsioonile selleks, et säilitada seda kõike. Et nad annavad nagu suuna, need teadused sellele, kuidas me siin maailmas nii-öelda funktsioneerime. Et põhimõte, ma üritan teile põhimõtet lihtsalt selleks teha. Ma loodan, et see on arusaadav. Ja nüüd, kui me vaatame edasi, siis maanamaja tasandil, kus inimene siis hakkab kasutama oma mõistust ja hakkab juba nagu mõtisklema, filosofeerima, mõtlema asjade üle, siis siin tekib inimesel soov. Et ta saab aru, et
mitte ei võeta ainult ära asju, vaid vahel, kui nagu õigesti teed midagi ja õigesti soovid, siis vahel antakse ka. Ja siin hakkab inimene suhtuma loojasse kui siis kõige vägevamasse, kõikvõimsasse, kes siis jagab igapäevast leiba meie tänapäeva meie lauale. Kirikusse ja palun. Ja, et see on siis see, mida inimesed siin nii-öelda paluvad, teevad siin igasuguseid rituaale ja ohverdusi ja tseremooniaid selleks, et saada oma soovidele siis rahuldust. See on see, mis motiveerib sind. Ja nüüd, kui me liigume edasi, siis vot sellel, see on juba väga-väga kõrge tasand, teadustasand. Siis siin on motivaatoriks tänutunne. Sellepärast, et siin inimene juba mõistab, et see, kes annab, see ka võtab ja et see on kõik millekski hea. Et ma ise olen ka süüdi vahel. Ja tekib sükene nagu tänu, et mulle antakse neid õppetunde, et mulle antakse neid raskusi, et mulle antakse neid probleeme isegi. Et seda kõike on võimalik näha siis nagu tänutunde prisma. Ja siin on siis suhtumine siis nii-öelda loojas suhtumine Jumalasse on siis ka läbi tänutunde. Kus inimene võtab siis juba vastu põhimõtteliselt kõik, mis tal siin elus võib juhtuda. Läbi tänutunde. Et see on väga kõrge teadustasand. Ja selle tasemel on võimalik juba elada ikkagi juba väga-väga õnnelikuna siin maailmas. Aga seda on väga-väga raske saavutada. See peab palju tööd tegema. Nii, ja viimane arvata, mis siis motiveerib sellel kõige kõrgema tasandil. Mida me otsime kõik siin maailmas? Õnne. Ja mis see õnn on kõige kõrgemal kujul? Puhas hing. Vabadus. Vabadus on siin. Puhas hing. Puhtus on ka siin. Armastus. Yeah! Armastus. Nii, mis asi on armastus? Jah. 5 minutit enne lõppu. Jah. Kusjuures ma ootangi, et ma jõuan praegu nüüd selle siin lahti rääkida, et me siis pärast vaheaega hakkame rääkima seda, et kuidas on võimalik liikuda mööda neid teadusetasemeid kõrgemale. Armastusest siis võib-olla mõne sõna nii palju, et kui me vaatame, analüüsime nii-öelda, et mis meid siin maailmas õnnelikuks teeb, siis varem hiljem me jõuame selleni, et ilma suheteta ei ole meie elul mingit mõtet. Toon lihtsa näite. Ostame oma unistuste auto, saame lõpuks tuttuua näiteks, ma ei tea, mis see võib olla. Punase Ferrari on, ma ei tea. Ei sobi meie tänavatele. Ei sobi. No Jeep siis suur, eks ole. Nii, saime selle endale kätte. Nii, kõik olemas. Paneme garaaži, keerame ukse lukku, käime pühapäeval, istume sees ja naudime kuule muusikat. Rahuldab see meid. Ajutiselt. Eks ole, meil on vaja minna sellega, võtta oma sõbrad peale, minna ühesõnaga tänavale, laiema sellega. Et meil on vaja suhteid, meil on vaja tagasisidet saada. See on see, mis meid tegelikult, mida me tegelikult otsime elus. Ja suhe on just see, mis meid tegelikult toidab. See, et me tahame saada vabadust kuskile eralduda üksindusse. Selles seisundis inimene, isiksus, teadlus, ta ei suuda selles seisundis kaua olla. Varem hiljem, kuna tal on soovid õnnelik olla, hakkab ta sealt liikuma jällegi sinnapoole, et otsib suhtlust. Inimene elus olend on niimoodi loodud, et see on ainukene see on siis kõrgema ühesõnaga naudingu, kõrgema õnnetunde saavutamise eeldus on see, et on suhe. Ja selleks, et oleks suhe, on vaja teisi teadvusi, teisi isiksusi, teisi elusolendeid. Sellepärast, et luua suhet mingisuguse kõiksusega või valgusega, see ei ole see, mida me otsime.
me otsime kedagi, kellel on olemas omadused, kellel on olemas soovid, kellel on olemas oma eripärad, on ju niimoodi, on ju. See on see, mis nagu rikastab seda, see, mis annab meile tegelikult selle, mida me otsime, on ju. Ja vot oma kõige kõrgemal kujul see suhe, selle asi nimi ongi armastus, on ju. Ja armastus tähendab seda, et, ma defineerin armastust, et sellega hea. et ülbeks läinud on. Et ma räägin teoreetiliselt. Et põhimõtteliselt selle, et selleks, et armastus eksisteeriks, peaks olema vähemalt üks nii-öelda osapooltest, peab olema vaba igasugusest tingimustest. Et teisisõnu, peab olema täielikult rahuldatud. Kujutate sellist asja ette? Tal on see auto ja tal on maja ja ma tegin nalja praegu. Et vot sellepärast see on põhjus, miks inimesed loovad suhte Jumalaga. Sellepärast, et Jumal on selline elus olend, selline isiksus, kellel ei ole mitte midagi meilt vaja. Kellel on kõik olemas, ta on täielikult rahuldatud, ta on atmaraama, ta on iseendas rahuldatud. Kujutletav sõber nii-öelda. Jaa, kujutletav sõber. Ja me loome selle temaga endal suhte. Näiteks mees ja naine loovad suhte. Mees on ära, läheb Ameerikasse tööle aasta aega ära. Vanasti ei olnud isegi sidepidamisvahendeid. Kas armastus katkes ära? Katkenud, armastus on alles olemas. See inimene ei pea olema su kõrval. Ta on olemas, ta on su teadvuses olemas. Täpselt samamoodi me saame võtta kellegi ja luua temaga suhte. Ta on kogu aeg olemas. Kogu aeg. Ta ei lähe siit mitte kuskil. Kui meie tahame temaga suhet hoida, siis me hoiame seda suhet. Et teisisõnu, kui me räägime üldse armastusest, see on nüüd vastusena küsimusel, on see, et armastuse eeldus on see, et vähemalt üks osapooltest peab olema täiesti tingimust sõltumatu, täiesti omakasu püüdmatu. Ja kui meie suudame endast neid omadusi arendada ja muutuda ka natukene omakasu püüdmatumaks ja natukene siis isetumaks, siis võib juhtuda selline asi, et meie vastu hakatakse huvi tundma. Et tekib soov hakata teistel elusolenditel meiega suhelda ja meiega tihedamaid kontakte luua. Ja armastama on tegusõna. See tähendab seda, et see ei ole seisund. Armastus tähendab tegutsemine. Armastama tähendab seda, et ma hakkan sellele inimesele valmistama head meelt. Ma hakkan teda teenima, ma hakkan uurima välja, mis teda rahuldab. Ja kogu armastuse eesmärk on teha teine inimene õnnelikuks. Vot see on armastus. Aga selle ilusa targa lausega me siis mõtleme vahetunnile praegu enne. Sobiks või? Palju kell on? 13.03. Vot siis. Ja siis tuleme tagasi, siis me hakkame vaatama, kuidas me saame siin ronida vaikselt siis kõrgemale.